tere, siin on The Aesthetic Project. On neljapäev, 29. märts ja kuna meil Mikuga on täna päris selline põnev ja huvitav päev tulemas, või tähendab ees, siis mõtlesime, et võtame ka teid kaasa. Et kõigepealt esimene sihtpunkt on mul meil Eesti Meedia vist peakontor, võib öelda, et teeme natuke Delfiga koostööd. Et praegu, kuna mul on nii kiire, siis ma ei jõua teile lihtsalt rääkida, aga kohe, kui me video tehtud saame, siis kergitame ka teie ees seda kardinat natuke. Nii, video on tehtud, Mikki jõudis ka vahepeal siin video ette. Et mis siis toimus, ennem ma ei jõudnud rääkida, sest maks kiire oli. Saime ka 5 poolikut batooni. Just. Et tegelikult see Delfi TV tegevprodutsent võttis meiega paar päeva tagasi ühendust. Et neil on selline tore müslide testimis väike saatelõik tulemas. Ja kutsus meid siis ka testima. Maiustama ja siis jah, lasime siis, mis seal olid, igast fastitooted ja mingid pulsi ja vahvlit ja värki ja mainstream jah, midagi enamused oli tore ära proovitud, aga super cool värk oli ja paneme lingi kuskile descriptionisse ja jah, nüüd mis sul, sa oled eksamil? Mul hakkab poole tunni pärast eksam koolis. No, tark ei torma. Aga ma lähen vist nüüd... mul on jalatrenn. Olgu, aga me õhtul saame veel kokku, sest meil on veel üks video täna filmida. Nii et näeme juba varsti. Nii, nagu te näete, siis ma trenni jõudnud. Täna mul on plaanis jalatrenn, aga selline kerge jalatrenn. Kõkke me täna ei tee. Et teen 4 seeriat jalapressi, siis 4 seeriat leie esiosale, 5 tagaosale, 5 seeriat säärtele, me vaatame, mis meil istudes või seistis ja siis lõpume natuke trapetsit, et selline kergem jalatrenn, aga tuleb ära teha ja siis juba tagasi filmida. No nii, õhtu on käes ja teine filmimine on ees. Sai Miku ka vahepeal tagasi. Alustame siis täitsa algusest. Story time. Teep Reinart kirjutas vist oli paar nädalat tagasi väga tabava artikli siis personaaltreeneritest ja jällegi nagu Peep kirjutab üsna vürtsikalt, siis küttis kirgi ja täna me siis hakkame rääkima kahe võib-olla Eestina, ütlemegi ühe kõige populaarsema. Kaspar Kaldoja ja siis võib öelda vist staartreener Kristjan Johannes Konsap. Et nendega me räägime sellest ametist üldiselt, plussid, miinused. Ja siis hetkeseisust personaaltreenerite turul Eestis. Igatahes jah, Mikk sai praegu süskarid ära ja nüüd veereme vist sinna võtteplatsi poole. Blogijad on tänapäeval toitsimispetsialistid ja siis need esimesed esmakordsed emad on järsku mingisugused ellustilisloogid.
peaks tegelikult olema mingisugune nagu ämma ja kes nagu teavad rohkem, kellel on mingi miljon followeriga ei ole, esmalt teevad midagi teevad ja nende blogijatega samamoodi, jah. Nii, räppisime ka teise video ära Kaspariga ja Kristjaniga. Nüüd järgmine kord me näeme juba homme, kui me sõidame Pärnusse. Boom, reede on käes. Alustame sealt, kus poolel jäi. Just, et hakkasime siit Tallinna poolt siis Pärnu poole kimama. Et siis üks sportlik nädalavahetus ette võtta. Aga nagu tuntud vanasõna ütleb, et Pärnu poole ei saa minna tühja kõhuga. Siis mina igatahes hakkasin sööma. Turbod, varuosad, alkohol. Läksime Mikuga turbot ostma. Turbod, alkohol, tubakatooted. Tea, mis mul turboga meelde tuleb ja alkoholiga või? See A. Le Coq'i PC. A. Le Coq'i, jah. Ma mõtlesin, sa tahad öelda, et sul tuleb see gin turbo meelde. Nii, nüüd plaan on selline, et paneme selle kasti omale auto katusele, siis Instagramis samal ajal teeme siis mitte laivi, vaid story ja siis esimene, kes siia jõuab, siia kohta, siis saab kasti endale. Mind ei jäänud rahule, võtame kasti ära. Kust te tulite siis? Me tulime kesklinnast. Okei. Ja Pärnu kesklinnast, jah. Nice. Ei, ma just mingi sekk tagasi ütlesin, kurat, kas keegi tuleb ka või? Ma mõtlesin, et päästame ära. Vaatas story't ja ta ütles, ei, see on see terviseparadiis, ma läksin kinna. Ma ütlesin, et ei ole, vaatad tervisespa, see siis tulime siia. Me tegime väga suured Ja üpris palju rikkusime reeglid. Tulete homme võistlust ka vaatama? Ma just tulen, jah, tema on Tallinnast. Okei, cool. Asi toimis, vaata, et me ei oodanud 2 tundi. Kasti ära tahaks ise ka trenni jõuda, vaata. Sina tahad... See on juba teine fänn tuleb. Mis ikka, palju õnne teile. Jah. Head nautides. Head trenni Palju õnne. Kuule, aga palju õnne. Aha, no selge, hästi, teeme. Mõnus laburit on esiosa. On see esiosa masin? Jõuad ikka või? Siin. Teed kiire. Muidugi, pump sisse. Jep. Ja nüüd läheb edasi. Ops. Tada. Vaata kohe, kas šokolaad on ka padja peal. Või puuviljavaagen. Ops, no nii. Ei olegi double bed. Kurb. My finger in open water. I know the shark's coming, heart is beating faster. I hear my words ring out into silence. A choice do I have? I'm not a man of violence. I'm not a man of violence. I'm not a man of violence. Kuradi nagu kõige nälginud kui geeni lapsest. Uuesti mida plaanid? Sügis uuesti. Meil on 2 hooaega vahel. Ma pole kunagi nii lõbusat nägu näinud üks päev enne võistlusi. Eelmine õhtu lihtsalt läheb homme lammutamiseks. Motivatsioonile kõigile. Jalad krambitavad ka. Tulin Tartust, sõitsin vahepeal lihtsalt gaasipedaalile. I'm not a man of violence. I can't kill it. I can't kill it. No, I'm not a man of violence. I can't kill it. I can't kill it. No, I'm not a man of violence.
And there's an island on the horizon, a beacon of hope, a chance at surviving. Nii kuna meil on täna siuke teistsugune kaamera, siis me peame kükitama ja niimoodi filmima. Nii, et trenn on läbi, nüüd lähme tagasi, teeme väiksed söögid, näitame teile, mis meil süüa on ja siis tõmbame juba veelhoiu kokku. Nii, trennid tehtud, oleme tagasi oma tagasihoidlikus elamises. Punkris. Ei, tegelikult hotell on väga ilus ja kohe tahakski öelda aitäh inimestele, kes meid kõigepealt siia kutsusid, Guido ja veel Ramil, kes on selle ürituse taga koos Guidoga, kes tänu kellele me siis saame siin elada ja olla ja ennast mugavalt tunda. Nii et suur aitäh teile. Suur aitäh. Aga nüüd kohe tegeleme sellega, et taastame oma siis glükogeenivalud sellega, et me hakkame sööma, kohe näitame teile, kuidas siis olla ikkagi tervislik, numbrites paigas ja mitte nagu mitte lasta sellest häirida, et oled, ma ei tea, kodust eemal ja et tahaks nagu üle lasta kõik on ju minna kuskile purkisse möösa, et nagu puhkus, aga ka siis austusest võistlejate vastu me hoiame kõik numbrid paigas. Nüüd tuleb venelikult jagada. Täpselt. Tihti 120 grammi küpsenult tähendab seda, et siin on umbes 180 grammi siis toorelt. 100 grammi toorelt, see tähendab seda, et umbes 300 grammi keedetult. Seega siis 150 grammi pastat. Siis kõige alus. Kõige alus. Peedisalat küüslauguga. Palju meil siin on seda? 400 grammi. No seda jagame nii palju, kui igaüks tahab, et seda me praegu jagame äkki. Nii, ja siinkohal ka tänaseks lõpetame. Lööme kahvli kana sisse, pasta sisse ja no Mikk juba peedisalatisse. Alustas ilma minuta. Igatahes jah, näeme järgmises videos. Ciao!